kandideerisin 2017 aasta Riigikogu valimistel, kohalike valimistel muidugi. Olen parteitu, pole kunagi kuulnud ühtegi parteisse, aga kuna pead nimekirjas olemas, olin Reformierakonna nimekirjas. Võitsime valimised, saime pead pooled kohad ja kõik oli nagu ilus, tahtmist täis. Ma arvan, et kui sel aastal oleks valitud aasta kõige naiivsema mehe tiitel, ma oleks võitnud selle pika puuga. Ehk siis, kui sa oled ikka ettevõtja ja sa oled harjunud tegema asju ja minu see asekantsleri karjäär oli selles mõttes õnnelik, et tõesti mul lasti teha ägedaid asju, ägedaid projekte. Me parandasime maksundust, haridust, tegime e-residentsust, igast kihvte asju. Tunne oli, et saab teha ära, et kui juba riigi tasemel saab asju ära teha, et mis see kohalik omavalitsus ära ei ole. Ja liiati meil oli seal Siim Kallas ja kõik, et need läks valavanemaks ja siis mulle sai auväärselt volikogu esimehe roll. See oli paras šokk selle pärast, et kõigepealt ma avastasin, et volikogu liikmetest kolmandik vähemalt pärast valimisi oli kaotanud töö. Ehk siis nad olid valitud tagasi volikogusse, aga kuna nad olid valitud parteist, siis niisugust magusat tööpositsiooni, mis neil enne oli, kas siis, ma ei hakka nimetama, muidu pärast saate näpuga näidata, et seda tööd ei ole enam, et selle koha peale pandud mingi uus inimene. Ja ma arvan, et see oli see esimene naiivsus, millega tuli tutvust teha, et kui palju ikkagi on kohalik omavalitsus nii-öelda karjääripoliitikule elulõng või eluliin. Teine, mis ma avastasin, oli see, et sa võid ju tahtmist täis olla, tahad hullult teha. Läksin meie raamatupidaja, ütleme siis ka finantsjuhi juurde, küsisin, palju meil raha on. Meil on Viimsis, see on jumal, see on ju kõige rikkam vald, et meil on raha nagu putru. Ta ei saanud öelda. Ma küsin, palju meil raha on. Siis ta hakkas mulle rääkima, et sõltub, kust nurgast vaadata. Et kui vaatad siit poolt, siis on natuke puudu ja kui vaatad siit poolt, siis on natuke üle. Ma küsin, palju kontol raha on. Isegi selle peale suutis keerutada. Nii ei saa teha tööd. Vahetasin finantsjuhi välja. See mulle meeldib, et kui on niisugune praktika. Kui ma riigitööle läksin, siis oli ka esimese 23 alluvast, kes mul oli määratud, ma jätsin 2 alles. Aga edasi. Sa võtad ikkagi seda asju kui ettevõtja. Nii, meil on vald. Vald on kohalikul inimesele, või kohalik omavalitsus on ikkagi kohalikul inimesele kõige olulisem institutsioon. Sest me võime rääkida riik, aga kokkuvõttes, mida inimest ikka igapäevaselt huvitab kõige rohkem kui see, et kas teed on lumest puhtaks lükatud, kas tänavalgustus töötab, kas kohalik kool on hea, kas kohalikud õpetajad on head, kas lasteajad on hea. See on see, mis meid huvitab. Ja see on 80% meie elust iga päev. See, et meil on kuskil riiklik hariduspoliitika või mingi sotspoliitika ja nii edasi, see on kuskil kaugel. Meie igapäevaelu mõjutab kõige rohkem KOV. Ehk see, mis KOV-is toimub, on kõige olulisem. Millegi pärast me paneme tohutu fookuse sellest, mis toimub riigis, ja hästi vähe selle peale, mis on KOV-is. Kokkuvõttes KOV on mõnes mõttes nagu suletud süsteem. Pindala väga ei suurenda, ehitusala väga ei suurenda, et me võime kokkuvõttes kalkuleerida näiteks, kui palju Viimsisse mahub. Kõigepealt peaks üldse aru saama, palju Viimsis on. Vaatad rahvastikuregistri andmeid, nagu oleks. Vaatad kõrvale, kui palju telefone magab Viimsis öösiti. Oleks nagu neljandniku võrra rohkem. Kus nad on? Tõenäoliselt Tallinnas. Kui sa ikkagi oled ettevõtja ja sa oled Viimsis, sest meil ju tõuks ei ole, meil on tõusikud. Mina seal hulgas. Tõusikud ikkagi oskavad ju peaga mõelda, et kui sul ikkagi elad küll Viimsis, aga vanalinna parkimiskoht tuleb kaasa sellega, et oled vanalinna sisse registreeritud, siis ettevõtlik inimene registreerib ennast Tallinnasse. Mis see loeb, et ma elan Viimsis. Ehk siis Viimsil on kindlasti neljandik elanikkonnast puudu. Ja seda me nagu hoobilt parandada ei saa. Okei, aga me suudame välja arvestada, palju Viimsisse mahub. Ehk siis minu geniaalne plaan, et ütleme ausalt inimestele ära, sest mina ei ole karjääripoliitik, ma läksin ikkagi nagu perioodiks. Ütleme ausalt ära, et praegu meid siin umbes 25 000, aga et siia mahub 50.
ja rohkem ei mahu. Muide, kui te tahate Viimsis valimisi võita, siis mingi alati peale lausega, et mitte ühtegi uusarendust enam ei tehta. Sellega võidate. Ja siis, kui pukki saate, siis annate lubasid välja niimoodi. Eks, nii see käib. Aga et ärme lollita, et ütleme ära, et 50 000 mahub ja tõesti, ega sinna rohkem umbes ei mahugi, et siis on tõesti kõik nagu juba vaatavad pungil ja meil on seal mõned looduspargid ka, need jäävad alles ilusti. Ja planeerime sellele vastava lasteaiapargi, koolipargi ja nii edasi. Sa põhimõtteliselt, sa oled suletud süsteemis, sul on suletud reaalajaline süsteem, sa saad seda planeerida, rahulikult. Et teeb plaani ära, jagad aastate peale ära ja hakkad seda vaikselt ellu viima. See on väga pikaajaline strateegia, kestab 30 aastat võib-olla. See oli hea plaan. Kedagi huvitanud. Sest tuleb välja, et need, kes nagu enne valimisi kõva häälega ütlesid, et mitte ühtegi uusarendust, olid Kalju kindlad selle vastu, et me paneksime kuhugi nagu piiri. Sest mulle meeldis see mõte, et iseenesest, et Viimsi oleks nagu üks Šveitsi küla, et ma ei teata, aga Šveitsis sa pead selleks mingisse külla uut maja teha. Sul peab olema põhimõtteliselt kogu küla nõusolek, et sa võid sinna maja teha. Et sa jõuad nagu Viimsiga põhimõtteliselt nagu olukorda, kus nagu ühtegi uut kinnistut enam ei anta välja, et sul on 2 varianti Viimsis elamiseks saada, kas sa nagu ostad kellegi ära, kellegi kinnistu, muud moodi saagi. Ehk siis, et kokkuvõttes jõuda sellise suletud süsteemini. Geniaalne plaan. Aga kui sa ikkagi tead süsteemi osi, siis sellega kaasa ei tuldud. See töötab ka. Ma panin igaks juhuks pildiga endast. Äkki tunne ära. See koos seal kõhu peal, see ei ole see partei. Et siin on, kui te hästi näete, siin on punkt ja IO on lõpus. Ja kui te vaatate, alati tekib küsimus, et kumb oli enne, et kas partei või ettevõtte, siis IT-s on väga lihtne, vaata, kellele kuulub domeen. Ehk siis, kuna domeen on minu käes, siis ma võin alati kindla, et mina olin enne. Aga jah, kahjuväärselt tuleb välja, et kaubamärgi kaitse ei kehti parteidele. Et te võite teha ka partei Coca-Cola näiteks, mitte midagi ei täitsa legit. Või ma ei tea, Coca-Cola joojad, Eesti Coca-Cola joojad. Et see selleks. Ühesõnaga, minu geniaalsest plaanist, et teeks väga nagu strateegilise juhtimise, teeks väga konkreetsed plaanid, execute'iks 130 aastat ja ehitaks ühe kihvti valla. See läks kõik vastu taevast. Mis tõttu ma järgmistel valimistel enam ei kandideerinud. Ma küll ei ütle ei, sellepärast, et mul ikkagi kohalik kogukond läheb väga korda ja võib juhtuda, et ma lähen ja proovin uuesti seda kõike muuta. Aga jah, ma võtan selle aastane Ivisti tiitli vastu.